Tere hommikust! Käes on 22. aprill, kell on 9.00. Alustame LHV Grupi investor kohtumisega. Nagu ikka anname ülevaate, kuidas eelmine kvartal LHV-le läks. Ja selle jaoks on täna siin LHV Grupi juhatuse esimees Madis Toomsalu ja LHV Grupi finantsjuht Meelis Paakspuu. Sõna Madisele. Ja küsida saab nagu ikka Q&A sektsioonis. Tere hommikust! Rõõm on taaskord kvartali tulemusi tutvustada. Ei ole ilmselt üllatus, et globaalselt on poliitilised jõujooned endiselt veel välja kujundamata, võitjad on endiselt teadmata ja segadust ja volatiilsust on palju. Ja majanduses väljendub see läbi erinevate tariifisõdade, kaubanduspoliitikate, kus mõju Euroopale võib olla kas suur või väga suur. Ja samamoodi Eestile ka. Ja kui me vaatamegi siin Eesti ja Inglismaa majanduskasvu prognoose, siis mõlemad on üsna vähe üle nulli. Nii et selline vea piires tegutsemine praegu tundub olevat. Ühel pangandusgrupil, ma arvan, sellises keskkonnas ei ole muud rolli kui ettevõtjaid kätel kanda ja igasuguste investeerimisideedega, mis meie enda riskiraamistikku mahuvad, siis võimalikult palju kaasa mõelda. Sest tõsi on see, et investeerida on võimalik igas keskkonnas. Küsimus on lihtsalt millises sektoris ja millise finantseerimisstruktuuriga. Mul on tunne, et me oleme enda rolli kvartali jooksul üsna hästi välja kandnud. 177 miljoni euro suurune laenukasv kvartali jooksul enam-vähem vastab plaanidele, kuigi siin all dünaamikaid on natukene erinevaid. Tõsi, et meil jaanuari-veebruar oli kergelt tagasihoidlikum algusega ja suurem osa sellest laenukasvust suurusjärgus 120 miljonit on tegelikult tulnud märtsikuus. Nii et just kvartali viimane kuu oli ajaloo üks kiirema kasvuga kuid. Ja samamoodi on tõsi ka see, et Eesti laenukasv on olnud natukene tagasihoidlikum ja siit arvestatav osa on tulnud Inglismaa panga kaudu. Seejuures Inglismaa pank on oma prognoose üsna kõvasti just ärimahtude kontekstis edestamas. Laenu saab anda siis, kui on hoiuseid. Hoiused on natukene vähenenud, aga LHV on turu ja Euroopa üks likviidsemaid panku. Nii et selles kontekstis asjad on pigem mõistlikul tasemel, aga teistpidi me edasi langeda ei taha, nii et hoiused on fookuses. Kindlasti me nendega tegeleme ja plaan on just tavaklientide hoiuseid kasvatada, et finantsvahendajate hoiused kõiguvad niikuinii. Ja kui need juurde panna, siis miinusmärk on paarsada miljonit, aga seal me erilist traagikat ei näe, sest korduvalt välja öeldud ka, et me neid välja ei laena. Finantsvahendajate maksete arv kasvas kvartaliga 200 000 makse võrra. See tähendab seda, et me esimest korda ajaloo jooksul ületasime 2 miljoni makse piiri kvartali jooksul, nii et väga tugevad numbrid. Fondide maht kasvas ja pangakliente tegelikult tuli ka juurde täiesti heas rütmis. Kodulaenud jõudsid märgilise tähiseni, et esimest korda üle 1,5 miljardi euro. Nii et kunagi aastaid tagasi alustatud teekord on jõudnud juba tänaseks päris suurte numbriteni. Igapäevaselt me teeme seal tööd väga hästi ja viiendik kodulaenudest, uutest laenudest juba üsna tihti LHV-sse tee leiab. Alustasime eurovõlakirjade fondiga, et ütleme alternatiiv sellisele hoiuse tootele. Küll tuleb arvestada fondi naavi kõikumisega, aga teiselt poolt on tegemist likviidsustootega, et erinevalt hoiusest saab iga kell müüa fondist välja. Nii et selline hea säästmistoode ja tegelikult kliendid on selle tänaseks üles ka leidnud. Ettevõtluskontot kasutab üle 30 000 inimese
Eesti kontekstis ja just ettevõtluskonto kontekstis väga korralik number. Hea meel selle üle. Ja jõudis lõpule võib-olla üks ajalooline etapp LHV ajaloos, ehk sulgesime märtsis LHV pensionifondide välimüügi. Pensionifondid ise endiselt tegutsevad ja kvartal oli väga okei tootlustega ka, aga välimüük selline sai oma ajaloolise lõpu. Ja ausalt öeldes me jõudsime järeldusele, et välimüük kaubanduskeskustes täna enam sellisel kujul ei tööta, et need kvaliteedi näitajad ja ütleme selline nagu klientide tagasiside ja ka kontrollostud ja konkurentide käitumine, et jätab seal täna kõvasti soovida, nii et täna selline otsus, aga me oleme üles ehitanud oma telemarketingi tiimi, ehk see ei tähenda kuidagi pensionifondide müügi lõppu, vaid see tähendab välimüügi lõppu, nii et telemarketing ehk siis telefonimüüjad, digikanalid ja sinna me oleme oma jõudu ja nõu pandud, nii et aktiivse müügiga me ikkagi erinevate toodete kontekstis jätkame. Parimate investorsuhetega ettevõte, traditsiooniline tunnustus LHV suhtes ja finantssektori top tööandja 2024 ka. Ütleme top tööandjate kontekstis me nüüd aasta alguses platseerusime teisele kohale, aga tuleb siis hoogu juurde panna ja uuesti esikoht tagasi saada. Ja pandikirjade reiting kõige kõrgemale reitingu tasemele Moody'se 3A, nii et igati väärikas tulemus siin ka. Kui numbreid vaadata, siis arusaadavatel põhjustel meie netointressitulud on natukene langenud, aga taaskord rõhutaks seda, et kui siia kõrvale panna Euribori langus, siis meie netointressitulude langus on oluliselt väiksema nurgaga. Ja põhjus on see, et teiselt poolt laenumahud alt tugeva hooga kasvavad. Ehk see on mingisugune selline tsükli osa, kus me peame siis baasintressimäärade langusele vastama ärimahtude kasvuga ja hoiavad üksteist enam-vähem tasakaalus ja kui need baasintressimäärad ühel hetkel stabiliseeruvad, siis meil on all hea laenukasv ja täna siis mitmest erinevast kohast, sealhulgas Inglismaalt. Tulemuseks on see, et meie allahindluste eelne kasum ka mõnevõrra langes, aga kuna me täna tegutseme keskkonnas, kus pankadel on rakendatud 18% avansiline tulumaks, siis meie tulumaksukulu on suurenenud. Siin on erinevaid põhjuseid natukene veel, aga sisuliselt ma julgen meelde tuletada, et pangad Eestis maksavad 18% avansilist tulumaksu kasumi pealt, ehk läheb raha vooliselt ettevõttest täna välja. Ja ütleme, teine peamine tegur tegelikult kvartalipõhise puhaskasumi languseks on siin laenude allahindlus. Kui vaadata 2 kvartali võrdlus, siis miljoni pealt ligi 6-ni, aga me oleme seda oma esitluses ka paaril korral maininud, et me loodame siin kvartali jooksul tehtud allahindlustest arvestatava osa saada tagasi ja tegelikult juba 1-2 kvartali jooksul. Mida tasub rõhutada on see, et regulatiivne keskkond on läinud sinna, kus ütleme mittetöötavate laenude hindamine on toodud võrreldes ütleme varasema panganduse klassikaga samm ettepoole. Et kui mõned aastad tagasi, 5 aastat tagasi oli see korrelatsioon väga tugev selle vahel, et kui on mittetöötav laen, siis järelikult on võlgnevuses laen. Kui on võlgnevuses laen, siis olenevalt küll tagatise suurusest, tõenäoliselt tekib ka kahju. Siis ma julgen öelda, et täna seda korrelatsiooni lõpuni ei ole, ehk mittetöötavaks laenuks tuleb üsna tihti panna ka laenusid, millel on varajase probleemi indikaatorid ja nende lipukesed püsti,
aga see ilmtingimata ei tähenda seda, et on korrelatsioon kas võlgnevusse jäämisega või hiljem kahju saamisega. Ja ausalt öeldes see volatiilsus paistab kasumiaruandest välja ka, ehk meil täna on projektid, mis ei ole võlgnevuses või ei ole väga pikas võlgnevuses. Me kavatseme sealt oma raha tagasi saada ja sellepärast volatiilsus siin kasumiaruandes on ja sellepärast see korrelatsioon tegelikult lõpliku krediidikahjuga ka osade klientide puhul puudub. Nii et täna tehtud allahindlus võib vabalt olla kvartali 2 jooksul arvestatavas osas tulude poolel tagasi. Ehk selle jutu kokkuvõte on see, et investorina mina keskenduks endiselt krediidi kvaliteedi hindamisel võlgnevuste tasemele. Ja võlgnevuste kontekstis on see portfell endiselt väga heas seisus. Ja loogika on lihtne, et kliendil on probleem sellel hetkel, ütleme, probleemi tunnused võivad varem olla, aga sisuline probleem on sellel hetkel, kui ta ei suuda oma kohustusi teenindada. LHV laenuportfellist praktiliselt kõik kliendid suudavad oma kohustusi teenindada. Ärimahtude kontekstis siis kõik ärimahud on ajaloo kõrgemal tasemel, välja arvatud hoiuste poolt puudutasime ja siin juba see 300 miljonit on koos finantsvahendajatega, aga tavaklientide puhul see kukkumine oli väike. Ja kvartali kasum 29 miljonit eurot, et oma maksueelse roe me tegime ära. Puhaskasumi omakapitali tootlusest jäi puudu, aga taaskord, et esiteks oleme finantsplaanis seda prognoosinud madalamana, kuna kapitali on aasta keskmisena gramm üle ja teiselt poolt siis allahindluste pool samamoodi, kus me eeldame, et tuleb osad tuludesse tagasi. Ja siin märtsi puhul vaadata isegi seda nagu kuud eraldi, siis ütleme kvartali lõppu, siis siit on näha ka, et tegelikult oleme ees nii laenudega, kui oleme ees nii fondide mahuga ja hoiustega maas, aga jälle, kuna siin on suurem osa finantsvahendajad, siis me seda olukorda aktsepteerime, tavaklientide hoiustega loomulikult tegelema. Ja ehkki me oleme tervikuna finantsplaanist 1,2 miljoni euroga maas, siis esimese kvartali jooksul me teenisime võlakirja portfellilt ekstra tulu mõned miljonid eurod, mida me edaspidi ei teeni, sest me realiseerisime selle portfelli. Teiselt poolt me oleme allahindlustega enda kontekstis oluliselt ees, nii et ütleme summaarselt me võime lugeda seda, et me finantsplaan tegelikult on vastavalt plaanile ja sellepärast on siin kirjas ka, et meie aasta finantsplaan püsib ja täna üsna heas seisus. Kui vaadata panka, siis samamoodi, et me räägime aastasest laenumahtude kasvust tegelikult 20%, et see on väga korralik kasv. Hoiuste kasv on aeglasem, aga siin viide sellele varasemale likviidsusele. Hoiuseid peab olema, see on laenutegevuseks sisend, aga teiselt poolt toovad need ka kaasa kulu, nii et siin see optimeerimine ja balansseerimine on igapäevane töö. Panga puhul siis kvartaliga kasvasid laenud 35 miljoni euro ulatuses. Aasta on natukene tagasihoidlik, aga tegelikult on töös mitmed suuremad projektid, nii et me väga ausalt öeldes siin ei muretse. Ja siin need trendid on samamoodi, et ühelt poolt on netointressitulude langus ja teiselt poolt on seesama allahindluste suurenemine, nii et jutt sisuliselt sama ja laenude puhul see 2 kliendi mittetöötavaks defineerimine. Samal ajal oleme me oma mudelipõhiseid allahindlusi siin aasta lõpus vähendanud ja näeme, et see trend pigem on kas neutraalne või sinna positiivse poole peale. Nii et jälle üks indikatsioon nagu portfelli üldise kvaliteedi kohta ja samamoodi ka klientide aktiivsus.
on püsinud kõrge, aga taaskord üks fookusteemadest seda aktiivsust suurendada. Ja siin panga puhul võrdlus finantsplaaniga on küll natukene rohkem maas, aga taaskord see püsib siin ühel real ehk laenude allendustega rohkem kui 4 miljoni euro võrra finantsplaanist rohkem. Ja laenudega 20 miljoni euro võrra maas, aga taaskord siin kuidagi nagu finantsplaanile ohtu ei ole, et eesmärk on võtta järgi ja teha see vahe tasa. Ja ütleme nagu kõige suurematest nagu sisulistest projektidest, siis panga puhul on käsil 2 asja, et üks on teise kvartali lõpuks, juuni lõpuks pilve liikumine. Sellest sai üldkoosolekul, aktsionäride üldkoosolekul pikemalt räägitud ka. Ja teiselt poolt siis meie telemarketingi tiimi süsteemne ülesehitamine, et LHV näeks ennast tulevikus oluliselt rohkem müügiorganisatsioonina, mitte ainult teenindusorganisatsioonina. Aga seda öeldes suurem osa meie tuludest tuleb endiselt intressituludest, nii et ütleme süke investori vaade on eelkõige laenumahud ja nende kasv. Kui minna Inglismaa panga juurde, siis numbrid ja kasvutempod on, võiks öelda, et isegi ülikiired, aga ikkagi kontrollitud, sest see laenuportfell, mis me siin teeme, on täies ulatuses kinnisvaraga tagatud laenuportfell, kus laenude ja tagatiste suhe on maksimaalselt 70%, portfelli keskmisena 55-60%. Ehk et saada krediidikahju, siis peab klient sattuma makseviivitusse ja ta tagatise realiseerimisel tekkima puudujääk rohkem kui 30-40%. Mis ütleme, et on küll võimalik teoreetiliselt, aga üsna ebatõenäoline üle terve portfelli. Nii et me peame seda endiselt krediidi riski mõttes üsna turvaliseks portfelliks ja kinnisvara tagatis on küll kõigil laenudel, aga sektorite nagu laenu kasutamise eesmärk võib olla majandussektorite kaupa erinev, et siin on peaaegu kõiki majandussektoreid esindatud. Lihtsalt neid ühendab see, et kõigil nendel ettevõtetel on pakkuda kinnisvara tagatis. Aastaga oleme kasvanud, eks me nulli lähedalt alustasime, aga 100 miljoni pealt poole miljardilise portfellina. Protsentuaalne kasvutempo loomulikult kiire, aga tegelikult absoluutsummas ka. Et taaskord arvestades, kus me alles olime ja sisuliselt 1,5 aastat tagasi natukene kiiremas tempos alustasime, siis radari alt lennates on ikkagi väga arvestatava portfelli mahuni jõudnud. Et kui grupp tervikuna on 4,7 miljardi peal, siis siin on ikkagi selline 12-13% laenumahtu. Ja kui võrrelda ettevõtetega, siis veel oluliselt rohkem, et 20% kanti. Ja kõik need kasvumäärad on seal endiselt väga kiired. Et taaskord viide aktsionäride üldkoosolekule, kus sai välja öeldud, et usutavasti me kunagi jõuame Eesti äärist mööda ka, kui võrrelda ettevõtete laenust omavahel ja miks mitte unistada ka lihtsalt Eestist ja Eesti laenuäärist suuremaks kasvamisest. Sest turg on väga suur ja kui Eesti täna ettevõtete poolel opereerib laenulimiitidega 100+ miljonit, suurimad laenud on seal umbes 85 miljoni kandis, siis siin meil on täna laenulimiidi piirang 15 miljonit, aga kui me teenime kasumit, siis see piirang kogu aeg või see limiit kogu aeg kasvab kaasa. Ja seda me oleme plaanis arvestanud. Ei ole arvestanud. Kui üldse vaadata LHV ajalugu, siis kõik uued tooted tavaliselt kasvavad alguses lineaarselt ja siis mingit aastate järel oma kasvutempoga kiirenevad, siis taaskord üks tugevuse märk, siis Inglismaa laenuäri on tegelikult käinud läbi ajaloo kõikides toodetes mõnes mõttes käima kõige kiiremini. Ehk see kasvukiirus ja mõjus kasvukiirus, kus sa näed ka
vastas tulusid, sa näed selle toote kasumlikkust tulemas, kõike muud asju. Et see algus on tegelikult olnud kõige kiirem. Tavaline tsükkel on see, et 2-3 aastat geniaalset nurka ja siis eksponentsiaalsem kasv juurde, siis siin see nurk on täna juba väga terav. Nii et tunneme ennast hästi seal. Need, mis on, ütleme, ette tehtud töö komiteest läbi käinud, väljastamata laenud, samamoodi 167 miljoni euro ulatuses, nii et ka need numbrid ette tehtud töö näol on väga korralikud. Ja hoiuste kasv on ka väga okei, kuigi endiselt me finantseerime ennast peamiselt 3 hoiuse platvormi kaudu. Nüüd me oleme siis jaepangaga ka turul. Ja esimesed paarsada klienti liitunud, mõned miljonid hoiust ka, aga endiselt on tegemist siis meie keeles vaikse lansseerimisega. Ehk turunduskampaania tuleb sinna taha enam-vähem täpselt kuu aja pärast, et mai teises pooles. Siiamaani me oleme testinud, parendanud, võtnud klientide tagasisidet ja siis niipidi vaadanud. Seda mobiiliäppi saab alla laadida ka Eestist ja põhimõtteliselt nagu Eesti inimene võib selle alla laadida ja avaldada soovi kliendiks saada. Ütleme, et onboardingu protsess siis peaks olema mingisugune seos Inglismaaga ka, aga mitmed kliendid on seda suutnud näidata ja täna saanud selle Inglismaa panga kliendiks täpselt samamoodi, nii et mobiilipank, nagu öeldud, on laivis ja töötab. Ja sinna kvartali jooksul täiendati siis seda konto avamise protsessi, pandi juurde tähtajalised hoiused ja esimestele klientidele testimiseks mõeldud kaardimaksed. Ja mis me muidu nagu sisemiselt tegime, on see, et me see mobiilipanga arendust siiani võtsime sisse väljast, samad tegijad suuresti, kes kunagi arendasid LHV Eestis oleva mobiilipanga, aga esimene faas ja suurem osa tööst on tehtud, nii et me nüüd loobusime välise arendaja teenustest ja siit suudame ise edasi arendada. Inglismaa puhul korduvalt räägitud, et kasumiaruanne saab olema endiselt volatiilne, suure sisenemisbarjääriga äri, tähendab seda, et paljud fikseeritud kulud tuleb ette ära teha ja nüüd lihtsalt oodata nende ärimahtude kasvu sinna järgi. Ja teiselt poolt, kuna finantsvahendajate hoiused on hästi kõikuvad, taaskord teadlikult ja ootuspäraselt, siis see mõjutab ka siin seda intressitulude baasi mõnevõrra. Ja siin esimesel kvartalil ka võlakirjaportfelli müügist, mis jaotati siis nii Eesti kui ka Inglismaa vahel osaliselt tekkinud ekstra tulu, nii et sellist volatiilsust me endiselt näeme, aga taaskord, kui proovida näha metsa puude taga, siis tasuks keskenduda sellele ärimahtude kasvule. Suhtarvude volatiilsus jääb siia sisse veel mitmeks kvartaliks ja võib-olla ka terveks järgmiseks aastaks ja puhaskasumi oma täpselt samamoodi. Ja finantsplaani küll edestame, aga taaskord selle võlakirjaportfelli realiseerimise tõttu. Küll aga teiselt poolt me oleme grupisiseselt teinud märtsikuus mitu otsust Inglismaa äri lisakapitaliseerimiseks ja ütleme, et aktsiakapitali puhul me siis märtsis tegime 12 miljoni euro suuruse lisainvesteeringu sinna grupi poolt ära, et see küll on grupisisene, aga näitab samamoodi usku edasisse kasvu. Kui vaadata varahalduste pensionifonde, siis ilmselt ei ole uudis, et ka aktsiaturud on praegu üsna kõikuvad. Euroopa oli kvartali jooksul suhteliselt tugev, USA kvartal oli üsna nõrk, põhjused ilmselt arusaadavad ja lehest loetavad, et siin midagi lisada ei ole, aga see vahe on ausalt öeldes päris muljet avaldav, et kui Euroopa kerkis üle 7% ja
USA SP500 langes samal ajal 8,5%, okei, eurodes mõõdetuna, aga ütleme suhteline vahe 15%, siis eks see on hinnang ka poliitikale või poliitilisele sellisele labiilsusele, ja LHV pensionifondid sellistes oludes saavad alati hästi hakkama. Ehk et me ei ole need, kes on kõige järsemate turutõusudega kaasas, sest see tavaliselt tuleb tehnoloogiast ja me ei ole sinna lõpuni alati investeerinud, kuigi meil on tehnoloogia investeeringuid ka, aga pigem selline pikaajalise kasvu, tugeva tootluse, aga turgude väga volatiilsel ajal kaitsva strateegiaga. Ja see ausalt öeldes siin kvartali jooksul joonistas ennast väga hästi välja, et kui kvartali tootlused vastavalt fondidel on 3–4,5%, konservatiivsematel loomulikult vähe, aga seal on ka võlakirjaturud ja muud likviidsusinstrumendid, siis need on väga head tootlused. Indeksfondid muidugi said üksjagu pihta, aga indeks ongi indeks, kogu aeg turule investeerinud. Nii et loeme seda kvartalit igati edukaks tootluste mõttes ja just arvestades ka taustsüsteemi. Et sellistel turgudel, sellistel aegadel olla sellistes fondides ja selliste tootlustega on ausalt öeldes super tulemus. Fondide puhul või varahalduse puhul tegelikult tulemust mõjutas eelkõige ka tulumaksu kulu, siin olid dividendi väljamaksed, aga üldiselt see varahalduse kasumi aruanne tulude kontekstis selline on, et 2,2 miljonit eurot kvartalis tulu. Lisanduvad need, et kui me oma investeeringutelt saame ekstra tulu ja kasvuaruanne omakapitali tootluse mõttes tuleb kokku ainult sellisel juhul, kui me siis võrdlusindeksiteks sotsiaalmaksu laekumise muutust suudame ületada. Aga jah, võib-olla lihtsalt klientide arv 113 000. Aja jooksul on ta natukene langenud, aga peame sellega tegelema, aga ütleme, need tulemused, mis meil täna on ja tootluste mõttes ka, ma arvan, aitavad siin kõvasti kaasa. Et seda tegelikult nagu fondide mahu muutustes seda langust näha ei ole. Ja võrdlus finantsplaaniga, et natukene ees, aga numbrid gruppide asemel on pigem madalad, aga taaskord me usume, et see äri on võimeline teenima edukustasu ja edukustasu vahemikud võivad reaalselt olla 5 miljonist 15 miljonini, et sinna küll läheb natukene aega, et me need võrdlusindeksid kinni püüame, aga iseenesest on see edukustasule orienteeritud äri. Mis puudutab kindlustust, siis esimesel kvartalil jäid müügitulemused finantsplaanile alla. Peamiseks põhjuseks siis turukindlustusmaksete langus. Samal ajal, kui me vaatame sellist nagu kvartalipõhist sõlmitud preemiate dünaamikat, siis me räägime ikkagi ligi 20% kasvust. Et me liigume õiges suunas, võib-olla ootused on gramm kõrgemad, aga me ei lähe kaasa sellise rumala äriga, kus ainsaks eesmärgiks on turuosa, mis ütleme sellist turgu, kus enamus kindlustusseltsid tegutsevad mõne suure seltsi, siis sellise väikse filiaalina, on üsna kerge tekkimus, et meil on eesmärk teenida siin kasumit ka, nii et me pigem anname järgi müügis kui kasumlikkuses. Suuremaid kahjujuhtumid kvartalis ei esinenud. Keskmise suurusega kahjusid oli sagedamini, aga üldiselt see neto tekkinud kahjude kasv on üsna proportsionaalne portfelli kasvuga ka. Ja aastases võrdluses ikkagi nagu 2,1 miljonit sõlmitud preemiaid juurde ja tegelikult erinevate kindlustusliikide kaudu, nii et see müük on pigem selline laiapõhjaline.
Ja kui vaadata puhaskasumi rida, siis tegelikult ligi 700 000 eurot kvartali jooksul kasumit endiselt nagu oma kasvu algusjärgus oleval ettevõttel on tegelikult täiesti okei, et me ausalt öeldes oleme sellega üsna rahul ja ka läbi selle nurga, et siin kapitali kasutatakse grupi kontekstis kõige efektiivsemalt üldse, et ligi 40% omakapitali tootlus, aga taaskord see ei ole sellisel tasemel eesmärk omaette, et pigem natukene nagu müüki suurendada, aga mitte alla 20% roega, aga üle selle, nii et 39% on ajalooline kõrgem tulemus, et seda projekteerida edaspidi ei maksa. Ja nagu kokkuvõttes võrdluses finantsplaaniga, siis samamoodi, et tegelikult finantsplaani edestame. Kokkuvõttes märtsikuu iseenesest oli ka väga okei kuu. Kõik solventsusnõuded ja muud suhtarvud on heal tasemel, nii et proovime siin hinnasurvega turul hakkama saada. Siiani on elu näidanud, et oleme saanud ja kliendid järjest rohkem leiavad meil üles ja järjest kasvava tähtsusega on pangakanali kasutamine ka, kus kodulaenudele läheb tegelikult kaasa juba ligi 80% LHV kindlustus, liisingulepingutele tegelikult sama palju. Lihtsalt erinevus on selles, et kodulaenu müük on täna üsna tugev. Liisinguga me oleme alati jätnud ennast teadlikult välja väga madala marginaaliga nagu pakkumistest, nii et liisingu müük, ütleme, pidurdab natukene kindlustust ka, võib-olla tuleb siin uus optimaalne tase leida, et sellega me tegeleme samamoodi. Ja kvartali kokkuvõte, et koht, mis kõige olulisem laenud ühe kvartaliga 4% kasv, suuresti vastavalt finantsplaanile ja kvartali kokkuvõttega maksuväärse roe ja puhaskasumiga, et korralikud numbrid ja peamised ärisuunad endiselt kasvavad. Aga annan sõna Meelisele riskiga kapitaliseeritus. Tere poolt. Paari sõnaga katan ära siis kolm kõige suuremat riskiteemat, mis ka LHV-l on. Alustades kapitalist. Pilt näitab jälle seda, et meil tegelikkuses kõikides kapitalikihtides alates nii-öelda Z1 ehk aktsiakapitalist ja siis nii-öelda siin koos esimese taseme allutatud laenudega ja kogu kapitali adekvaatsuses meil kõigil on puhvrid üle sisemiste määrade ja päris suured puhvrid üle regulatiivsete määrade. Ja tavapäraselt meie kõige väiksem puhver on MREL-i osas, kus on selline suhtarv, kus me peame näitama seda, et juhul kui kõik läheb halvasti, siis on võimalik meid ära kapitaliseerida meie sisemiste vahendite pealt ja ühelegi aktsionärile ega kliendile kahju ei teki. Et see on kõige kallim suhtarv, mida täita, seda tuleb kalli passivaga finantseerida ja seetõttu me alati oleme üritanud seda võimalikult optimaalselt ka täita. Ja siis, kui kapitali struktuuri vaadata, siis see sama kommentaar, mis ka aktsionäri üldkoosolekul Madis välja käis, ehk meil aktsiakapitali põhine kapitali adekvaatsuse puhver on kõige suurem, et meil on kapitali sees veel ebaefektiivsust, aga sellega me ilmselt tegeleme. Nii, teine pool, teine suur risk on likviidsusrisk. Siin endiselt vaatame passivale peale ja meie passiva struktuur on hästi lihtne. Pank finantseerib ennast paarist lihtsast allikast. Üheks on kohalikud hoiused, teiseks on pandivõlakirjad, siis on natuke neid MREL-iga seotud instrumente ja siis on erinevad platvormi hoiused ja siis ka finantsvahendite hoiused, mis siin kõige ülemises kihis on, mis liiguvad üles-alla, aga neist on meil finantseerimise allika mõttes vähe kasu, sest me neid edasi ja laenuna välja ei anna. Et ka laenude hoiuste suhe
kokku 72%, kui me võtame kõik sisse ja 88%, kui me võtame ilma finantsvahendajate hoiustega, mõlemad suhtarvudes on puhvrid küll, et võib ka ülespoole liikuda. Ja kui me vaatame LCR-i kui likviidsuse kattekordajat, et sellist ka üks põhinäitaja likviidsuse näitajaks, et mis on meil 186%, universaalpangal selline 160% ülespoole kõik on juba super hästi. Meie puhul veel tuleb arvesse võtta, et need samad finantsvahendajate hoiused on aritmeetriliselt tekitavad sinna 100%-list taset juurde, ehk kui me need välja viskame, siis meie tavaline LCR oli isegi üle 200%. Aga selgelt oleme passivat optimeerinud, et mis väljendub sellele, et me oleme siis platvormi hoiuseid esimese kvartaliga kokku 80 miljoni ulatuses välja viinud. Ja võib-olla viime veel, et kõik need sellised otsused tulevad sellised lühikeste etteteatamistega ja liigutame kiiresti. Ja kolmas pool on krediidirisk, millest siis ka natuke rohkem juttu täna, sest üks pilt näitab väga suurt jõnksu, aga seda LHV mõttes ja võib-olla ka Eesti panganduse standardite mõttes, et meil faasis 3 olevate laenude osakaal kasvas, 2 klienti, kellest me oleme juba mitu kuud ka rääkinud erinevates kohtades. Aga kui vaadata seda absoluutnumbrit, et lõpuks, et meil on faas 3 laenude arv 2,3%, siis me oleme napilt Euroopa keskmisel tasemel. Seega see ei ole midagi, mis oleks erakordne. Ja teisest küljest me näeme, et need probleemid lahenduvad ära. Küll nõustub väga Madisega selles mõttes, et regulatsioon on natuke käib ees. Me võime selle probleemi ära lahendada, aga need laenud on mitte töötavas, me peame neid näitama isegi siis, kui nad on probleemi enam ei ole, me peame neid endiselt näitama päris pikalt, kas 3. faasis või siis mingi perioodiga teises faasis, et selliseks puhtaks, ausalt töötavaks laenuportfelliks muutuvad need laenud alles siin 2 aasta pärast. Et suhtarvu mõttes on mõju sees, aga kahjumit me täna õnneks ei näe. Ja sellega, et kui vaadata siit ka viimast otsa, et riskikulumäär 0,5% kokku, et on natuke kõrgem esimeses kvartalis, aga et kui me isegi minna ajas tagasi, siis meil on oluliselt kõrgema riskikulumääraga kvartaleid ja ettepoole vaadates, siis kuna tsükkel on paranenud, siis me näeme, et ennem on see riskikulumäär langevas trendis kui kasvavas. Ja selle veidi natuke positiivse nurga alt nagu tõmbakski siin enda poolt kokku, kutsuks Madise tagasi ja võtame küsimused. Nii, on mõned küsimused. Kuidas hindate kinnisvarasektori olukorda? Kas allahindlused olid pigem ühekordsed või on näha suuremat negatiivset trendi? Allahindlused olid sektorite kontekstis selles suhtes mitte olulised, et need ei olnud seotud klassikalise majandustsükliga, vaid ühel juhul on probleemid omanike vahel, teisel juhul on probleemid teistes kohtades ja sektorite erinevalt. Kinnisvara tervikuna see, et on muutunud investorite jaoks kapitali tootlikkus, see on arusaadav ja see, et olenevalt projektist hinnad kõiguvad, on arusaadav ja see, et B- ja C-klassi ärikinnisvaraga on keerulisem, on arusaadav, aga kõik, mis puudutab pangavaadet ja pangaportfelli, on endiselt väga mõistlik kontrolli all, sest pangad ei ole seda riski kuidagi seekord maksimaalselt võtnud. Meil töötavad sisuliselt kõik arendusprojektid, meil töötavad sisuliselt kõik ärikinnisvaraprojektid. See, et mõne rentikuga on ühes kohas raskusi või midagi muud on, ütleme, täiesti tavaline äritsükli osa, et nagu konkreetsest
ajast või ajastust lähtuvalt ei ole midagi ekstra välja tuua, et täiesti normaalne ja viisakas portfell, et võtaks samasuguse riski iga kell uuesti. Ühe Eesti kinnisvara arendaja osas anti eile sisse pankrotimenetlus, teatavasti on see LHV laenuklient. Kas ja kui palju see võib tuleviku provisjone mõjutada? Kuna pangasaladus on kõige suurem saladus, siis kliendi nimedega ei opereeri, aga ma ütlen lihtsalt nii palju, et kõik need allahindlused, mis me LHV-s teeme, on tõenäoliselt nagu oluliselt rohkem tulevikku vaatavad, kui ükski investor ajalehest lugeda saab. Ajaleht on alati tagantjärgi viitega just sellised nagu äriprotsessi kajastav nagu meedium või kanal. Pangad näevad oma portfelli kaudu kõiki neid teemasid oluliselt ette. Nii et ükskõik millisele kliendile viidata, siis täna on provisionid seal sees. Kui olukorrad muutuvad, loomulikult võib juurde tulla, aga pank ja panga provisionid on ikkagi ajalehest alati eespool, et sellega ei ole suudetud mitte kunagi üllatada, et on tulnud uudis või mingisugune viide, see on pandud kuhugi finantsportaali või foorumisse ja et LHV selle pealt peaks rohkem provisjone tegema, ei need provisionid on ammu tehtud. Veel sama asja kohta natuke teise nurga alt, et mis laenuvaldkondadest need faas 3 laenud tulnud on? Erinevatest faasidest, aga kuna ei iseloomusta sektorit tervikuna, siis jätaks täpsustamata, see ei ole sektori iseloomustus. Nii, kas UK laenuäris on senise tegevuse jooksul mõni laen halvaks ka läinud, ehk et kas mõni tagatise realiseerimise protsess on päris elus läbi tehtud, et hinnata sellega kaasnevaid kulusid ja 70% piiri piisavust laenu andmisel? Protsessi läbi ei ole tehtud. Tõsi on see, et protsessiga endaga on seotud kulusid, aga võrreldes nagu laenu kahjumiga on need kulud väiksed. Et asi ei ole kuludes, vaid asi on tegelikult krediidi kvaliteedis. Ja seal me selles 30% ja see on krediidipoliitika järgi maksimum, tegelik nagu portfelli keskmine tase on veel madalam, et me selles oleme pigem kindlad. Vahepeal oli seal 2 stage 2 laenu, et ütleme siis, kui stage 3 on kõige riskantsem, siis olid mõned lühiajalised võlgnevused, aga 2 enam järgi ei ole, et on vähem, nii et meil sisuliselt probleemi vabadena. Natuke selline detailsem küsimus investeerimisteenuste kohta. Kas suurem volatiilsus turgudel võiks suurendada ja on suurendanud ka tehingute tegemise aktiivsust ja võiks tõsta ka tehingutasude tulu? Kuidas on mõjutanud tehingutasude tulu konkurents ja investeerimiskonto muudatused, näiteks välismaaklerite kasutamine, ja milline on selles osas prognoos või plaan? Mitu asja ühes küsimuses, et volatiilsus turgudel alati suurendab tulusid ja seda enam, et see volatiilsus on ka väga USA põhine, et volatiilsus Baltikumi turgudel, kus meil teenustasud on 0, ilmselgelt tulusid väga ei suurenda. Volatiilsus USA turgudel suurendab tulusid alati, vahet pole, kas tulud langevad, tõusevad, kui on volatiilsust, on ka tulu. Mis puudutab teenust ennast, siis tõsi on, see on ka meediast läbi käinud, et me peame jalad kõhuvalt välja võtma. Natuke on see teenust läinud laiali ja teistpidi me ei ole seda tehnoloogiliselt uuendanud. On mõned mõtted, mis tuleb strateegiliselt kokku siduda, paberile panna ja ära teha. Ja mis on salata, ka konkurendid just läbi tehnoloogiliste erinevate kanalite ja võtete on pead tõstmas. See ei mõjuta, äriliselt endiselt veel Eesti turgu, et võib-olla juttu on rohkem kui tulemusi, aga lihtsalt iseennast peaks võrdlema ideaalse võimaliku nagu tasemega ja sealt me oleme ikkagi maas. Ehk see on sisuline konstruktiivne kriitika meie enda suhtes, aga mitte nii palju läbi konkurentide tegevuse, vaid lihtsalt selle kontekstis, et saab paremini. Millal plaanite aktsiate tagasiostuga alustada
hiljutised aktsiaturgude nõrkused tundub hea võimalus tagasiostudega alustada. See kahjuks ei saa sellele küsimusele vastata, sest nii-öelda antud otsus tuleb nõukogu poolt ja tänase hetke seisuga meil sellist kindlasõnalist otsust, millal ja kuidas alustada, kinnitatud veel ei ole. Aga kui see otsus tehakse, siis me avaldame selle börsiteatega. Aga raamistik oli üks optsiooniprogramm 1 aasta jooksul. Jah. On see üldine raamistik, mis me üldkoosolekul ka kuvas? Ja hetkel rohkem küsimusi ei ole. Aitäh vastuste eest. Aitäh küsimuste eest. Oli korralik kvartal. Järgmine tuleb tõususjoones. Jõudu.